Armu teile ja rahu Jumalalt, me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks olevat tekstide tervikuna juba kuulsite. See on 1. Korintuse kirja 12.–22. salmini. Ma loen siit nüüd veel, kordan 3 viimast salmi. Nüüd on aga Kristus üles äratatud surnuist uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aamen. Ma räägin täna siit, et ka koor kuuleks. Kui ma seal puldis olen, siis selja taha jutlustaja või rääkija selja taha midagi ei kuule. Aga ma loodan, et nüüd on midagi kuulda küll. Selles kirjakohas Paulus on üsna tuline ja äge ja üsna radikaalselt ütleb välja, et kui ei ole surnute ülestõusmist, siis ei ole ka Kristus üles tõusnud ja kõik muu kokku on siis juba mõttetu jutt. Miks ta nii jõuliselt võitleb? Vahest tundub, et äkki reageerib ülegi. Aga tal on mure sellepärast, mida ta on Korintuse koguduse mõningate liikmete juurest kuulnud või käest kuulnud, et on neid, kes ütlevad, et võib-olla Kristus võis küll tõusta üles nii, et temaga veel pärast kohtuti, aga pärast kõik teised surnud ikkagi niimoodi nad üles ei tõuse, et kui üldse kuidagi, siis mingi osa neist või kuidagi. Eks see küsimus jäi nagu väga uduseks ja lahtiseks, et mingi parem osa või mingi osa inimesest siis on see, mis üles äratatakse. Ja Paulus astub sellele seisukohale nagu jõuliselt vastu. Ja miks ta selle pärast nii mures on? Kui me mõtleme oma elu peale, siis alati on meil midagi, mida me võib-olla endast ka hea meelega vastu võtame, aga on seda ka palju, millega meil on raske leppida, rahu teha, vastu võtta. Me tahaks selle kuidagi ära tühistada või ära unustada või sootuks ära hävitada. Meile meeldiks võtta see ilusam ja parem osa endast ja minna sellega siis edasi. Ja saada siis justkui mingi lepitus või rahu. Aga ise küsimus, kas seda tuleb. Paulus soovib kuulutada ja uskuda ülestõusmise usu juures just nimelt terviklikku ülestõusmist. Mitte mingi osa, mis justkui on võib-olla siis parem, puhtam, täiuslikum või kuidas iganes ülestõusmist, vaid terviklikku ülestõusmist. Just sellisena, nagu me oleme. Ta ütleb, et surm on tulnud inimese kaudu ja ülestõusmine tuleb inimese kaudu. Mitte mingi erilise hinge või vaimu kaudu, vaid inimese kaudu. Ja Jumala jaoks on just nimelt üles äratatavad inimesed kõiges oma terviklikkuses, kõigega. Kui me räägime inimesest sellises kristlikus inimkäsitluses, me räägime inimesest kui loodud inimesest,
inimesest kui langenud inimesest, kes on ekslik ja pattu teinud, ja inimesest, kes on lunastatud. Need 3 osa moodustavad ühe terviku. Kui me räägiksime ainult loodud imelisest Jumala loomendist ja sinna kõrvale ei paneks pattu langenud, oma piiratuses kaotanud kontakti Jumalaga inimesest, siis ei oleks lunastust vaja, siis ei oleks lahendust. Siis oleksime me juba ka täiuslikud ja siis me ei oleks ka loomend Jumalaga koos töötama ja elama mõeldud, vaid siis me oleksime üksinda. Ilma kõigest sellest, mis teeb selle maailma, selle Jumala tervikliku maailma täiuslikuks, kõigi osadega. Just sellisena, nagu me oleme. Ja see tähendab ka meie siinsele elule väga palju. Kui siinses elus, nagu ma enne ütlesin, tahaksime aeg-ajalt midagi niisugust, mis meile ei sobi, kõrvale panna ja ära unustada. Või seda hoopiski elu lõppemisega hävitada, siis jääbtame me enda millestki väga olulisest ilma. Sellest, et me võime elada seda oma elu just täpselt nii, nagu me oleme, kõigi ühtpidi selle erilise Jumala looduna, imelise looduna. Teistpidi sellena, kes on täiesti piiride ja abituse ja suutmatusega kimpus, kes ei oska, kes ei saa hakkama, kes kukub läbi, on täiesti ebatäiuslik ja puudulik. Ja siis sellena, kellele see kõik on andeks antud ja kelle jaoks neid piire enam ei eksisteeri, nende pärast ei pea muretsema. Ehk see seob selle otsa jälle selle loodud inimesega kokku, selle Jumala loomendi täiusega kokku. Aga selle mõistmine ei tule ilma kõike seda olemata. Ehk siis selles terviklikuses täiuses on ka omad puudused, vead ja me ei pea olema ideaalsed ja rahul olevad siis sellega, et ma olen saavutanud, olen tubli ja edukas, vaid siis ma saan olla täpselt selline, nagu ma olen. Kõige sellega, mis mul on, ka kõik saamatused, kurbus, ebatäiuslikkus, oskamatus, rahulolematus iseendaga või millega iganes, kellega iganes. Ja siis ütleb Jumal sulle, sellisena ma su üles äratangi. Sellisena oled sa mulle vastuvõetav ja oluline on, et sa teeksid oma eluga rahu. Sa rõõmustaksid sellest, et Kristus on uudse viljana esimese näitena üles tõusnud, kuidas see käib. Ja meie saame seda uskuda, et ka meie jaoks on täpselt samamoodi inimestena see ülestõusmine, mis ei selekteeri välja mingeid osi meist ja siis võtta ainult paremaid, vaid täpselt nagu me oleme. Ja siis me saame elada täna ka nii, nagu me oleme. Ja olla selle üle rõõmsad, tänulikud, õnnelikud, et Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud.